Nüüd veel üks asi, mida väga hästi ei saa kontrollida just sel põhjusel, et esiotsa peab saama vabaks. See on lenksukannulaagrid. Lenksukannulaagrid, kui nad on pingutatud ka sutsukene kõvemini, kui ette on nähtud, siis söövad sisse keskasendisse sellise tuntava jõnksu. Antud tsiklil on see korras, ma ei saa seda efekti siit väga hästi näidata, ma ainult tunnen seda käega, et kerge jõnks on selles asendis sees. Kui see jõnks on tugevam, siis see lenks naaseb kohe nagu klõpsuga sinna keskasendisse. See tähendab, et tsikliga on sõidetud hästi palju pikki otsi mööda maanteed ja on sutsukene olnud üle pinges lenksulaagrid ja selle tõttu kulutavad siis vorbid sisse sinna laagripesadesse. Juhtseadmetest võiks üle vaadata kindlasti kõik lingid, nii piduri kui siduri pool. Ja eriti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et trossiga sidur käiks vabalt. Et ei tuleks rankendada ülemäärast jõudu siis siduri tõmbamisele. Õlisiduriga, õliajamiga siduri puhul seda väga tekkida ei saa, aga trossiga siduri puhul küll. Tross tuleb õlitada. Nagu ma ennem näitasin, trossi õlitamiseks on selline pisikene vidin, maksab ta suurusjärgus 100 kraani umbes ja pannakse ta siis siia kõri vahele. Ühte otsa pidi siseneb kõri, teisest otsast tuleb siis ainult trossi osa välja ja siit pihustatakse siis trossiõli või kui ei ole spetsiaalset trossiõli, kõlbab VD40 või seal 1299 tähistusega õli imehästi. Selle vidina abil siis pressitakse see määre jõuga läbi terve trossi nii kaua, kuni alt otsast hakkab seda välja nirisema vaikselt. Jõuan nüüd viimasena selle juurde, mille juurde võib-olla oleks pidanud esimesena tulema, aga jõuan viimasena sellepärast, et see jääks väga hästi meelde, kuna see on asi, mida tuleks teha ka pidevalt nii-öelda hooaja sees. Ehk siis tsiklil ei tohiks esineda mingisuguseid lekkeid. Kui te pargite tsikli kuskil parklas või jätate pikemaks ajaks seisma ja tulete tsikli juurde ja leiate, et kuskil all on mingisugune loik suuremal või väiksemal määral, siis peaks kindlasti üles otsima selle põhjuse. Õliloigud kipuvad tihtipeale tekkima õlikorgi vahelt või siis karteri poole tihendite lekke tõttu. Jahutusvedeliku lekkeid on nii-öelda harvem ette tulnud. Antud tsikli puhul mingisuguseid lekkeid otseselt ei esine, kuskilt midagi välja ei jookse, küll aga jääb minul siit silma kohe, kuna tegemist on naked bike'iga ilma kondlita, siis jäävad mulle silma karburaatori ja silindri ühenduslutid, mis on totaalselt ära pragunenud. Sellise sügava välispidisel vaatlusel nähtava praoga karburaatori ühenduslutt hakkab tõenäoliselt väga lähiajal tõmbama siit prao kaudu lisaõhku silindrisse. Ja see lisaõhk rikub ära karburaatori töörežiimi ja pöörded hakkavad koha peal ujuma. Kord on pöörded kõrged, kord on pöörded madalad, sellepärast et silindrisse ei jõua enam sellise koostisega segu, nagu karburaator siin oma korpuses valmistanud on. Selliste luttide vahetamine on hooaja alguses hädavajalik. Paraku kipub selle luti tüki hind olema üle 1000 krooni tükist. Ehk siis 4-silindrise puhul peate arvestama 4-5 000 kroonise väljaminekuga umbes seal suurusjärgus. Nii see paraku on. Nii, nüüd te olete vaadanud mu mula küll päris pikka aega juba. Ma olen näppu võtnud jälle selle nimekirja ja spikerdan natukene, mis siit on jäänud vaatamata. Siit on jäänud vaatamata veel liigendite kontroll ja määrimine, mootori hääle kuulamine ja vahele on jäänud mul jahutusvedeliku taseme kontroll. Teeme need ära. Liigendite määrimine tähendab seda, et kõik, mis liigub, see kulub. Selleks, et ta ei kuluks, selleks võiks teda määrida. Täiesti abiks asi VD40, jälle sama asi, millega võib vabalt määrida ka trossi. Ja liigendid on siis kõik käiguvahetushoob, kõik, mis on siin munakate otsas, küljetugi, siia vahele, törts, selleks, et ei tekiks jälle kulumist, jalatoed.
tihtipeale ei tulda selle pealegi, et jalatoed võiks ka vabalt käia. Kui need on määrimata, nad hakkavad nii-öelda korrodeeruma. Alumiinium hakkab oksudeeruma ja mingi hetk tunnete, et see asi hakkab kinni jääma. Samamoodi sõitja jalatugi. Ja samamoodi siis piduri-siduri link siit, kus on nii-öelda liigendi osa. Võite isegi võtta selle poldikese korra lahti, tavaliselt on tarvis selleks kas 8 või 10 võtit. Võtate korra lahti, puhastate ära ja siis määrite sisse. Sest et hea tava on see, et määret tasub panna puhtale pinnale, mitte vana sodi otsa. Nimekirjast on meil veel läbi käimata 2 punkti. Üks nendest on jahutusvedelik ja teine on mootori hääle kuulamine. Võtame jahutusvedeliku kõigepealt. Mis selle jahutusvedelikuga juhtuda saab? Ega seda väga kuskilt ära kaduda ei saa. Seda taset saab kontrollida siit august. Peab teda olema siis siit kenasti näha, et jahutusradika ribid ei oleks kuival. Ja ma ei hakka teda tagasi toppima sinna. Lisaks sellele, et see tase peab olema okei, siis jahutusvedelikku tasub vahetada kord 2 aasta jooksul minimaalselt, sellepärast et jahutusvedeliku omadused muutuvad. Ennem sügisest seisma jätmist võiks tegelikult üle mõõta kuskil teeninduses, tõenäoliselt kodus. Igalühel ei ole sellist vidinat, mille nimi on siia kirjutatud. Refraktomeeter. Tuli välja seekord. Refraktomeeter näitab ära külmumispunkti. Ja kui see külmumispunkt liigub sinna nulli poole või plussi poole, siis muutuvad ka jahutusvedeliku muud omadused. Näiteks jahutusvedeliku koostises veepumba määrimiseks ja muude selliste, ütleme, mootoriplokile kasulike ainete sisaldus hakkab seal vähenema. Nii et jahutusvedeliku koha pealt 2 asja. Tuleb teda vahetada regulaarselt kord 2 aasta jooksul ja aeg-ajalt kontrollida siis taset, et teda ikkagi oleks ka füüsiliselt olemas. Et oleks vedelikku, mis teil mootorit jahutab. Viimane tegevus peale üldist ülevaatust ja kontrolli on siis see, et tahaks sõitma ka minna. Peaks käima panema. Millised nii-öelda põhilised nipid või reeglid on tsikli käivitamisel? Kui on tegemist karburaatormootoriga, siis toores peale, aga ilma gaasita. Kui te hakkate nüüd, ta ei lähe kevadel käima ja te hakkate jõuga gaasi kruttima, siis te suure tõenäosusega lasete küünlad märjaks. Vastasel juhul peate hakkama tegelema küünalde kuivatamisega. Proovime selle siis mitte küünalde kuivatamisega, käivitamise ka reaalselt ära. Toores peale. Töötab. Keeran välja, muidu ei kuule mu juttu. Ei tohiks siis mootorist kosta mingisuguseid ebamääraseid ja arusaamatuid kolinaid, loginaid ja muid selliseid imelikke hääli, mis viitaksid mootori mittekorrektsele tööle. No iseenesest igasugune loogika ütleb seda, et ega talvel seistes selle mootoriga midagi väga juhtuda ei saa. Nii et ma ütleks, et käivitamise juures halvim, mis juhtuda saab, on see, et ta käima ei lähe. Tundub loogiline. Antud tsikkel läks meil jube hästi käima. Kui see käivitumine ei ole nii hõlbus, siis põhjusi võib olla põhiliselt 2-3. Esimene on loomulikult aku, mis on jäetud talveks laadimata. Sellisel juhul on seda kuulda juba starteri vaevalise pöörlemise nii-öelda häälest. Reegel on see, 4-silindriline läheb alati aeglase starteri pöörlemisega paremini käima kui 2-silindriline või lausa 1-silindriline. 1-silindriline tahab saada sellist teravat, kiiret starteri pöörlemist. Teine põhjus, kui see tsikkel nüüd käima ei lähe, võib olla vananenud bensiin. Vananenud kütus, mis on jäänud karburaatorisse, oleks mõistlik karburaatori tühjenduskorgi kaudu välja lasta ja tankida paak täis värsket ollust, mis on siis konkreetsele tsiklile ette nähtud. Tavaliselt siis numbriga 95 või 98 tanklast, sellest täiesti piisab. Rohkemaid põhilisi põhjusi ei oskagi väga nimetada, ülejäänud võib-olla tahavad juba rohkem sekkumist kuskile
kuskile põhjalikumatesse uuringutesse. Minu poolest on see tsikkel täna üle vaadatud. Üht-teist tuleb ta teha, mina peseks näiteks keti puhtaks ja tegeleks kummiluttide vahetamisega. Aga muus joones on see tsikkel täiesti hooaja alguseks valmis. Tänud kuulamast ja head aega!